kaotust, mis tähendab, et 2 võrra rohkem on neid kogunenud kui mulluse hooaja vältel ühtekokku. Mihkel Uiboleht on tänuväärse ülesande ees, nimelt lisaks sellele, et käteldakse mängijatega, autasustatakse ka juunikuu paremaid. Mõistagi Rasmus Tauts algkoosseisus, kes siis juulikuu lõpuni umbes peaks saama veel aidata. Parema jala peal löögipositsiooni ei olnud. Nüüd Albert Prosa ja paremale äärde tuleb uuesti väravette võimalus ja 1-0. Kohtumise 10. minutil paremalt äärelt senderdus ja pall on väravavõrgus. Jevgeni Harin lööb 10. minutil FCI kohtumises 1-0 juhtima ja väga lihtsalt võimalus seal 6-7 meetri peal suunata veel palli. Suhteliselt klopid senderdusi teame kõik ja trahvikasti pall tuleb ja Kirill Nesterov kukub ja kohtunik määrab 11 meetri karistuslöögi. Kohtumise 39. minutil ja Dmitri Kruglovit senderdust näeme uuesti. Trahvikasti tuleb ja Grauberg hoiab kinni. Natuke ei löödud, nüüd siis pandud vanameister Kruglov lööma. Dima Kruglov, 40. minut ja 2-0. Kindel penalti. Selline kindel penalti, nagu oleks Infonet hädasti vajanud ka Eurosarja kohtumises, aga ei pandud siis Dimat lööma. Kruglov 2-0, Harin 1-0, Dmitri Kruglov 2-0 ja kaasab Rätteli ja värav ees ja 3-0. Pole midagi teha. Pall on taas Tartu Tammeka väravas ja avapoolajal juba on Infonet läinud 3-0 juhtima. Ja Nesterov leiab Harini ja väravette tuleb pall ja pall on taas Tartu Tammeka väravas ja seis on 4-0. Väravautor Pavel Dõmov ja taas väga kenasti lahendatud olukord. Harin paneb veel palli väravette ja Dõmov ennetab keskkaitsjaid. Ja kenasti pall trahvikasti ja Tristan Koskor. Pall parema posti kõrvale. 1-4 ja Kevin Räävis, sööduandja. Ei ole palju vaja. Ja näha on, et meeldib ette võtta. Kerge tempo muutus. Palka meeskonda aidata ei saa enam, kuigi seda vaja oleks küll. Aga sellega kohtumine on ka lõppenud Tamme staadionil. Väga kindla selge võidu sai valitsev meister Jevgeni Harin, Dmitri Kruglov, Albert Prosa, Pavel Dõmov.